Kell sai hetk tagasi 12:30, kui kostavad järgemööda lajatatud tugevad kaikahoobid, mida on selgelt üle 10. Nende kestel täitub ajahamba poolt puretud hoone jubedate inimkarjetega. Küllap oleks ta veel mitu korda niisama palju hoope näoli maaslamajale äsanud, kui keegi kolmas ei oleks süsimusta maani mantlit kandvale mehele selga hüpanud. Inimkeha kaotab tasakaalu ja kukub kägaras lamava ohvri kõrvale põrandale. Esmalt võinuks arvata, et see arvukalt tugevaid obadusi saanu on juba teadusegi kaotanud, kuid enamik lööke tabas tema õnneks rindkeret. Pimedus ühes mehe ebatäpsusega andsid talle armu. Leidnud kätega pimedas ruumis kombates kušetiserva, suudab see verevalumeid täis keha end koguni püsti ajada, kuid ka sitke mees ei anna nõnda kergelt alla. Lajatanud praeguseni seljas rippole vahele tulijale imekombel käes püsinud kaikaotsaga ribidesse saab ta viimasena sekkuja mõneks ajaks mängust välja. Soovides järgmise samasuguse hoobiga ka teise seisja uuesti pikali lüüa, on end püsti upitanud võõras sel korral kiirem. Kott pimedas toas korduvalt eest ära hüpanud haarab ta käsi ühtäkki laualt vasest küünla jala. Maha pudenenud põlenud otstega vahapulkade kõrvalt ilmuvad välja terava otsalised küünlapesad. Äsanud vasaku jalaga paar korda huupi kohta, kus pikka mantlit kandev ründaja võiks seista, ei suuda end metallse esemega kaitsev sissetungija paraku ründaja suunda aimata. Üksnes ähvardava kõlaline sahin saadab külmast õhust läbi murdvaid tabamuseta lööke. Järgneb pinget täis vaikuse hetk, mille järel kostab esmalt röökiv valukisa ja sekund hiljem veel valjem sees õõnsust tekitav kohutav karjatus. Väikeses ruumis mõjub see kahe inimhääle üheaegne valukisa eriti võikalt. Hetkeks liikumatuks tardunud vajuvad kaks keha justkui viimaks rahu sõlminult esmalt üksteise najale ja pudenevad seejärel teine teisele poole jahedale põrandale. Maani mantliga mehele selga hüpanud kolmas lebab nendest kõigest napi meetri kaugusel. Kaikahoobist sügavale ribidesse saanud obadusest toibunud leiab ta kätega põrandalt kombates kustunud küünla. Mäletanud täpselt, et varem laual tikudos lebas, upitab ta ennast uuesti püsti. Närviliselt labakäega mõni aeg sealgi kobanud leiabki ta viimaks tikud ja süütab selle põlema. Hetk hiljem kostab juba kolmaski vali karjatus, mille hele kõla reedab otsekohe, et selle tekitaja on naistämber. Liisi on ennast praktiliselt üle terve kere paksu vatiteki sisse mässinud ja istub värisedes vastu toa kaugema nurga seespoolt härmas palkseina. Kui äsja süüdatud küünlanek veel lähemale suunatakse, valgustab mahekuma nüüd juba mõlemad põrandale kukkunud. Terav kolmeharuline küünlajalg, rindkeres peaaegu läbi torgatud, lebab pikka mantlit kandev elutu keha omaenda vereloigus. Kohe tema kõrval lamab pussnoaga surnuks torgatud meeste rahvas. Kes see tundmatu mees on, küsib üht kätt praeguseni ribidel hoidev Adrian, kui Liisi ootamatult püsti kargab. Noormehe kõrvale astunud vannud ta kogu tekkinud jubeduses hirmule alla ja haaranud Adrianilt küünla, suunab ta selle mantlismehe kõrval lamajale nüüd suisa näkku. Kui esmalt arvas neiu ehk ta nägi viirastust, siis viimane vaatepilt kinnitab paraku nähtu tõelisust. Kas sa tunned teda? Pärib Adriani vaikne hääl, mille peale tüdruk aeglaselt noogutab.